No nii, tervitused siit suviselt Saaremaalt. Meie käest on palju küsitud selle kohta, et kui palju tegelikult peaks siis laps sööma. Ja selle kohta on tegelikult Eesti Lastearstide Liit teinud ühe väga hea tabeli, et me jagame seda tabelit ka enda kodulehel ja enda sotsiaalmeediakanalites. Et umbes on siis niimoodi, et 6. kuust kuni aastani on pandud need umbmäärased kogused ja see on siis ka toidukordade arv on seal lisaks. Et näiteks aastane laps siis peaks sööma päevas kokku umbes 400–500 grammi ja see on jagatuna siis 3 toidukorraks. Kui nüüd ütleme aastane laps enam rinnapiima ei saa, et sellisel juhul peaks tal lisaks nendele 3 toidukorrale olema ka siis selline väike amps seal vahepeal, et sihuke nii-öelda oode. Et seda võiks olla sihuke 1–2 korda, et ehk siis kokku tuleb kuskil 4–5 toidukorda tal päevas. Ja nende toidukordade vahele peaks kindlasti jääma mingisugune aeg, kus laps üldse ei söö mitte midagi. See on siis vajalik selleks, et hambad saaksid taastuda, et hammastel tekiks uuesti peale selline kaitsekiht, sest muidu söögikapperünnak lihtsalt kahjustab hambaid. Ja väga vajalik on see paus ka selleks, et lapsel tekiks isu. Sest kui laps kogu aeg mingi näksib seal vahepeal või näiteks ka joob morssi, siis no mis isust me räägime, et isegi üks komm võib selle isu täiesti ära rikkuda. Et jätke kindlasti mingisugune paus. Kõige parem saatke nad siis õue mängima, sest värske õhk on ka lisaks sellele tühjale kõhule siis suurepärane kokk. Veel on oluline ka see, et sa vaatad last individuaalselt. Et ikkagi oleneb see toidukogus ka sellest, et kui suur su laps on esiteks ja ka, et kui palju ta näiteks liigub. Ja lapsel on selliseid perioode, kus ta ei tahagi väga palju süüa. Või ka näiteks enne kui laps haigeks jääb, on tihtipeale sihuke aeg, et kus laps ise tunneb, et ta ei taha süüa. Et sööma sundida ei ole mõtet. Et sealt ei saa nagu midagi head tulla. Et pigem näe vaeva sellega, et tal oleks toidulaud ees selline tervislik ja et tal tekiks see täiskõhutunne. Et olen väga palju kuulnud seda, näinud ka kõrvalt seda, kus öeldakse, et minu laps ei söö mitte midagi ja siis, kui ma näen, kui palju ta vahepeal näksib, mida tegelikult nagu nii-öelda söögiks ei loeta siis, et siis no arusaadav, et see laps ei söö. Ka näiteks tassitäis morssi on selline, mis talle annab suhkrut, aga samas nagu midagi muud sealt väga palju head ei tule ju. Veel on tähtis laste juures silmas pidada ülekaalulisust, sest me oleme väga palju rääkinud sellest, et beebil juba varakult õiged toitumisharjumused, aga see ongi selline nagu nõiaring, et kui sa ei alusta nende toitumisharjumustega juba varakult peale, siis on väga nagu keeruline neid üks hetk õigeks saada. Ja toitumisharjumused, 2-aastasel lapsel sa võid tegelikult täiesti paksuks juba sööta, kui sa annad talle ohjeldamatult näiteks kommi, šokolaadi, selliseid nagu väga töödeldud energiarohkeid toitusid, nagu ma ei tea, kartulikrõpsud või mingid küüslauguleivad või selliseid snäkke, mida tegelikult laps absoluutselt ei vaja ja midagi head üldjuhul nagu nendest ei saa. Ja lapsega ongi see, et ta harjub neid sööma, tekib suhkrusõltuvus, kui ta sööb palju suhkrut, mis omakorda nagu paneb tal kiiremini nagu tahtma seda järgmist toidukorda. Ja kuna keha ei saa kätte eluks vajalikke toitaineid ja vitamiine, siis keha annab märku, et mul on veel toitu vaja. Ja see panebki lapse nagu järjest rohkem sööma. Ja see on nagu nii-öelda allakäiguspiraal, et seda rohkem laps kaalus juurde võtab, seda vähem laps liigub, sest ta ei jaksa palju liikuda ja nii ongi sul tegelikult juba ülekaaluline laps olemas. Ja ülekaalulisest lapsest kasvab tihtipeale ülekaaluline täiskasvanu, et sellest on suhteliselt raske nagu välja tulla veel tänu sellele, et tegelikult sul keha juba nagu
annab märku vastavalt sellele, kuidas nagu temaga on varem varem nagu on olnud see rutiin, et vastavalt sellele ta nagu annab märku, sest tema tahab nagu säilitada seda keha, nagu sul on. Et siin on jah, mõistlik nagu ikkagi tekitada need head söögiharjumused. Väga suureks asjaks on siin rutiin ja see, et nagu sina emana planeerid need toidukorrad ette. Et ongi hommikusöögi aeg, kui see on läbi, paneme asjad ära, peseme hambad puhtaks ja siis kui ta tuleb jälle sulle näiteks tunni aja pärast, et tal on kõht tühi, siis ütledki, et lõunasöök on umbes tunni aja pärast ja siis saadki süüa. Ja kui on lapsel ikkagi niimoodi, et on juba väga tühi kõht, siis anna talle esimese asjana näiteks mingid köögiviljad, näiteks kurki või porgandid, anna selliseid asju, mida on sul lihtne anda ja samas, mis on nagu kvaliteetsed. Ja ära muretse sellepärast, et laps ennast nälga jätab. Et kui sina ikkagi võimaldad talle pidevalt mingisuguseid juurvilju või marju süüa, et isegi kui ta nii-öelda meie mõistes ei söö seda praadi, et siis ta saab sealt ka juba väga palju vitamiine, toitaineid kätte. Ja ütleme nii, et laps vahepeal võib üllatada sind, et ta näiteks ei söö ja siis äkki sööb. Et siin soovitan mina alati, tee lapsega kokkulepe, et ta peab alati vähemalt korra proovima seda toitu. Isegi kui ta on seda juba 15 korda proovinud ja ta ei taha, las ta proovib veel. Sest öeldakse, et vähemalt 21 korda peab ühte toitu proovima, enne kui ta päriselt teada saab. Pluss veel see, et lapsel tegelikult sellises eas kasvades siuke aasta, 2-3 maitsemeeled muutuvad väga ruttu. Et anna talle jätkuvalt lihtsalt proovida ja äkki üks päev ta üllatab sind. Et ja magusatampsud, need pigem siis jätke söögi lõppu, et see võib olla ka see asi, millega motiveerida lapsi neid toitusid proovima. Et sellest võib olla kasu. Ja nüüd ma veel lõpetuseks annaksin teile sellised 5 nagu meeles pead, et mida siis nii-öelda hea toitumiseks meelde jätta, et kindlasti siis need pausid söögikordade vahele, et tekiks isu ja et hambad saaksid puhata. Teiseks on see, et harjuta last jooma puhast gaseerimata vett. Kolmandaks, et lapsed ei vaja neid magusaid ja soolaseid snäkke, ütleme küpsetisi, karastusjooke, et võimalikult kaua hoida neid ilma nendeta. Limonad täiesti mõttetu asi, et ma saan aru, et sünnipäeval jah, okei, siis kui sa nagu harva tarbid, aga mitte nii, et laps iga päev harjub seda jooma. Neljandaks ütleks selle sama, et tee kokkuleppe lastega, et ta vähemalt proovib seda toitu, mille sa teinud oled. Ja viimaseks siis on ikkagi see, et rutiin ja kindlad söögiajad. Laps vajab rutiini, see on tema nii-öelda see kindluspunkt. Ja seal ka see, et planeeri ise ette need söögikorrad, et sa tead, mida sa talle siis annad, sest ise ma kodus töötava emana tean seda, et lõuna tuleb märkamatult ja siis sa pead nendele süüa andma. Et külastage meie kodulehte ja külastage meie sotsiaalmeediakanaleid, seal on meil ilusti olemas ka see tabel. Sealt saate näha seda. Ja suvi on veel täies hoos, nii et ilusat suve teile, kõike head!